Õppimisest üksinda ei piisa. Informatsioon ei loo seda muutust. Need teadmised, mis mind on tänasesse toonud, ei pruugi mind tulevikku viia ja mul on vaja pidevalt kasvada. Ma olen nii enda kui ka teiste rahalise vabaduse teekonnal märganud seda, et on olnud teatud väärtused, mis kuidagi ühendavad rohkem neid inimesi, kes sellise majandusliku heaolu poole liiguvad ja kes ka usuvad sellesse, et see on nende jaoks võimalik. Ja need väärtused on siis näiteks vabadus. Ehk siis nendel inimestel on kuidagi võib-olla keskmisest suurem vabaduse soov otsustada oma elu üle, teha igapäevaselt asju nii, nagu sa ise õigeks pead, et sul ei ole vaja kedagi, kes sulle asju ette ütleks, vaid sa tahad elada elu oma tingimustel. Siis on olnud selline väärtus nagu vastutus. Ma olen näinud seda, et need inimesed on valmis olnud võtma palju rohkem vastutust oma elu eest kui võib-olla teised inimesed. Ehk nad saavad aru seda, et vabadus ja vastutus on omavahel seotud. Et kui sa tahad vabadust saada, sa pead võtma ka vastutuse selle eest, et sa pead ise selle töö enda poolt ära tegema. Ja isegi kui tulevad takistused ja tagasilöögid, siis sa saad aru seda, et siit on võimalik õppida, siit on võimalik edasi minna ja päeva lõpuks ma mõtlen ikkagi vastutuse kõige eest, mis mu elus juhtub. Kolmas väärtus, mis on olnud väga oluline, on olnud ettevõtlikkus. Ehk siis need inimesed, kes on olnud valmis tegutsema. See ei tähenda seda, et sa pead olema täna ettevõtja, aga sa pead olema ettevõtlik, avatud meelega ja valmis siis selles suunas tegutsema. Õppimisest üksinda ei piisa. Informatsioon ei loo seda muutust. Loob siis õppimine koos tegutsemisega. Ja ettevõtlikud inimesed on need, kes siis sagedamini ka selle tulemusteni jõuavad just seetõttu, et nad on valmis ka mõtteid ellu viima, mis nad on omandanud. Väga oluline väärtus on ka koostöö. Need inimesed, kes on saanud aru seda, et sa ei jõua elus üksinda väga kaugele. Selleks, et midagi suurt saavutada, sul on vaja suurt meeskonda. Ja sul peab olema siis ka valmisolek teisi usaldada, teistega koostööd teha. Saame aru seda, et ei ole olemas ühte tõde, on olemas siis erinevad tõed ja sageli see intelligentsus tekibki mitme inimese kooskõlas või erinevate arvamuste ja kogemuste koostöös. Kindlasti väga oluline väärtus on ka areng. Ehk siis need on inimesed, kes on väga teadlikult saanud aru seda, et need teadmised, mis mind on tänasesse toonud, ei pruugi mind tulevikku viia ja mul on vaja pidevalt kasvada. Ma pean otsustama, mis on need valdkonnad, milles ma tahan targemaks saada ja ma olen võib-olla teinud sellise teadliku valiku asuda enesearengu teele ja saada nendest asjadest paremaks. Et see, millega me oleme sündinud või need teadmised, mis meil on lapsepõlvest kaasa tulnud, ei määra seda, kuhu meil on võimalik tulevikus välja jõuda, kui me tegeleme pidevalt teadlikult enesearenguga. Ja võib-olla siis see 6. väärtus on olnud ka avatud meel. Et ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad seda, et ma juba tean seda. Aga ma olen näinud ka seda, et nad tegelikult ei tee seda, mida nad teavad. Ja avatud meelega inimesed on siis need, kes on alati võib-olla sellise natuke alustaja või algaja mõtteviisiga, kus nad siis lähevad sellise õhinaga kaasa, nad ei küsi liiga palju küsimusi, nad lasevad võib-olla sellele protsessile ennast kanda ja tänu sellele, et nad avatud meelega seda tegevust alustavad, jõuavad ka võib-olla tulemusteni, mida nad ei oleks mitte kunagi oodanud. Nii et need on võib-olla selline 6 peamist väärtust, mis ühendab neid inimesi, kes väga suure tõenäosusega otsivad lahendusi majandusliku heaolu tõstmisest ja rahalise vabaduse poole liikumisest.